Mic check. Kuku. 1-1-1-2-2-2. Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud. Tervist! Hello! Ja meeldib, oleme tagasi. Jälle. Ja nii on. Ja ikka ei saa lahti meist. Mitte veel, kuulakesed. Kurja. Tervist! Minu nimi on Karmeli, a.k.a. Psühiskond. Minu nimi on Eliis, a.k.a. Grünts. Ja koos me oleme huijarid. Huijarid, see oli nii halb, aga see Okei, proovime uuesti, teeme harmooniat. 3, 2, 1. Huijarid! Ma arvan, see idekas me võiksime enda mingi Aga bändi luua. Tegelikult tänases saates me alustame veidi tõsisemate teemadega. Me saime kirja, mis siis ütles, et me oleme liiga over the top. Me esineme ja me ei ole tõsiselt võetavad. Nagu, sorry, me ei ole tahtnud teile teha nii-öelda siis Ebameeldivaks seda vaatamist. Sitta contenti me ei taha luua. Ja, ehk siis Karmeli, proovime uuesti. Alustame otsast peale. Kuidas see nii hästi? Tere! Ära jooga, see pole sobilik. Stupid Karmeli. Tere! Tervist! Minu nimi on Eliis, a.k.a. Grünts. Minu nimi on Karmeli, a.k.a. Psühiskond. Ja koos me oleme Tüdrukud. Nii. Tänases saates me räägime bändagängsteritest, elust, suhetest ja kõigest muust. Kõigest olulisest. Ja. Me loodame, et teile meeldib see saade ja vaatate meid ka edaspidi. See on meie 3. episood ja meil on nii hea meel olla siin tagasi. Me oleme lihtsalt on top of the world hetkel. Over the moon. Me ei ole kunagi vist nii õnnelikud olnud. Tõepoolest, aitäh teile kõigile, et te meid toetate, et te meid vaatate. Et olete saadet kirju. Aitäh teile kirjade eest. Ja, tõepoolest, aitäh. Ja tänane episood on ka 2-osaline. Tänane episood on 2-osaline. Ja teises osas me teeme süüa nagu õiged Eesti naised. Köögis. Ma kujutan ette, et mingi EKRE oli nagu mingi yes, we like it. Kuule, mul hakkas palav sellise sita peale. Sita tahvata. No ei saa, ma korra ei saanud midagi. Meil operaator Kudi jälle peaaegu ajas siin lamp ümber. Ma ei käinud. Ajas räigelt naerma. Aga operaator Pudist rääkides äkki alustamegi sellega, et operaator Pudi on midagi sulle. Jaa, kuna sa oled meiega siin olnud juba 2 episoodi. Juba 3. läheb. Ja, 3 on kohtuseadus, nagu öeldakse. Jah, võib ära minna vaikselt. Ära minna. Et me mõtlesime, et oleks aeg, et sinu nii-öelda katseaeg siis läbi saaks. Sa ühineksid meiega lõplikult. Et sa müüksid meile oma hinge. Sellest rääkides istuni tahapoole. Vähemalt me oleme nii sees sellest teemast. Vähemalt teeb oma tööd. Nii. Igatahes meil on sulle nüüd kingitus. Kus sa lähed? Tööleping. On näha ilusti, on jah? Kenasti. See on päris legit tööleping, tüdrukute tööleping. Kas ma loen selle teile ette? Pole vajadust, kes see lepingut praegu loeb, come on. Tüdrukud, tööleping. Tallinn 09.11.2019. Tööandja Tüdrukud OÜ asukohaga Piip sõlmisid töölepingu alljärgnevas. Punkt number 1. Lepingu tähtaeg
palk 4.1. Töötajale palka ei maksta. 4. Dream job! 2. Töötajale makstakse õhus ja armastuses. Sul on nüüd õigus see leping allkirjastada. Ja ma annan teile kohe. lõplikult jääda siia meiega. Tulge nüüd siia. Kallikene. Teeme selle... Ma allkirjastan lihtsalt, ma võin oma hinge. Jaa. Full on. Näita kõigile, kuidas sa seda teed. Tahaks nutta. Kas ma verega võin allkirjastada? Absoluutselt. Nuga palun. Oh, see on neid šilette seal. Issand. Puti! Sul on autogramm ka juba. Oh my god! Literally. Okei. Siin on Pudi allkiri ja siin on tüdrukud. It's official! It's official. Ei taha teile, ei tegelikult see on sulle. Jah. Super. Raami ära. Raami ära, absoluutselt. Et sul iga hommik meeles oleks. Kuidas Et su hing on läinud. Et su hing on läinud. Aga teeme ühe cheersi ka selle auks siis, et meil on official. Tõsi. Tubli. Aitäh, et sa oled meiega olnud siin. Ja nõustud meiega meie olema peale kõike seda. Aga nii on. Okei. Aga liigume siis tänaste teemade juurde. Milleks on number 1. Me räägime siis riietusest, outfitidest, mis on sobilik, mis ei ole sobilik. Nii meestele kui ka naistele, aga peamiselt ma arvan meestele. Jaa. Sest et sorry kutid, aga mõnikord tõesti teie outfit siis jätab teil naised saamata. See on nii kurb lihtsalt. Mõtle, sul on mingi dream naine, et sa lihtsalt teed ühe vea. Jah, vale outfit valel õhtul. Ongi, kas on üks asi selle outfiti juures ja... Sest tahame me või seda või mitte, esimene mulje jääb ikkagi välimusest. Nii on. Kes ütleb, kes iganes tuleb ütleb mulle, et välimust ei vaadata, vaatab ainult iseloomu ja, aga nagu esimene mulje jääb välimusest. Kui sul tuleb inimene, sul on esimene asi on ikkagi see füüsiline meeldivus. Järgmine, siis tuleb plussid miinused. Atraktiivsus. Just. Ja siis tuleb see, et kas sulle nagu meeldib iseloomu või mitte ja sealt läheb edasi. Aga välimus on see, mis sa näed. Nii, et ärge valetage, et naised ja mehed. Alustamegi meestest siis, mis on nii-öelda riietusesemed ja aksessuaarid, mis on nii-öelda patud siis naiste jaoks. Kas sa soovid esimese öelda? No meeste puhul, mis need on nagu rohkem, ma ütleks, nagu mehed võtaks võib-olla siis nooremad poisid võib-olla siis pigem. Aga kannavad neid mütse, neid käppe niimoodi, et nagu ma saan aru, et vaata, teil on nagu juuksed nagu lakiga üles pandud värk, et teil on vaja mingit õhuruumi siin, vaata, et tuul puhuks läbi või midagi. Muidu hakkab palav, vaata, et selles suhtes ma saan aru sellest, aga see näeb väga tobe välja nagu päris ausalt. Ja nagu ma arvan, et sellest on hästi paljud rääkinud, aga see on nagu lihtsalt, et teile veel ühe korra anda seda siia, et te saaksite aru, see ei kõlba mitte kuskile. See nagu teeb minust kohe see Vanda gangsteri mulje ka kohe, et kui sa kannad mütsi nii. Kunagi oli veel mingi piinid ka, vaata, need kutsuti kondoomi mütsi. Ja need Need on välja surnud enam-vähem. Parem oleks, et me kellelegi kondoomi mütsi. Aga tegelikult need käpid ka, aga need on ikkagi, sa kohati ikka näed kedagi veel noori. Ja siis ma lihtsalt ütlen teile, et see ei ole lahe, see ei ole ilus ja kindlasti ma arvan, et see jätab teil väga palju tüdrukuid saamata. Just nii. Ma ütlen järgmise patu siis. Kui kutil on kitsamad teksad kui minul. Jaa. Nagu, kas sa reaalselt ostsid need naiste osakonnast? Päris paljud ostavad kusjuures. Ja, ma olen ka kuulnud. Saad aru, minu teksad läksid isegi ka nagu mu ühele ekseni jalga. Ma ei lihtsalt mingi... Kui halvasti sa ennast tundsid? Veidi ebamugav oli. Ai, jummel. Nagu reaalselt, kui sul on need teksad nii kitsad, et need näevad välja nagu retuusi, ma eeldan, et sul ei ole seal püüsis ka mitte midagi, et sul nagu lihtsalt need lähevad nii ümber. Nii ümber lihtsalt. Ja kas teil nagu sealt teatud piirkonnas nagu veits kitsaks ei lähe või? Jah. On ruumi või?
või on see lihtsalt nii täiesti mingi sissepoole mingi käendud. Päeva lõpuks on lihtsalt samas asendis, see on mingi. Päriselt annab veits mõelda. Aga veel teine asi pükste juures on see, et vaata, see on enam-vähem nüüd välja tulnud, aga need samad need kes kandsid vaata neid samu neid kitsid pükse, aga see on nagu poole perse peale, ma ei tea, võib-olla vaata see tüdrukute osakonnast ostad, vaata, siis puusad on poistel kuidagi nagu nii laiad, vaata, et ei lähe nagu naistel, nagu naistemad ei lähe kõrgemale, siis jätakse poole peale ja vaata, lükkab mingi XXL mingi särgi peale, siis pole näha. Ja seal ei tohtinud need nagu ümber bokserid ka alla, need pidid olema nagu need bokserid, need riides, need lohvakad. Neid aegu. Ja aga see ongi naljakas, et see ikkagi mõnda inimest näed niimoodi liikumas, see viimane hoiatus teile lõpetage ära. Tõmmake normiks, palun! Päris ausalt, aga ei, okei, võib-olla tõesti mingi nagu noortematel, neil on nagu siuke võib-olla isegi nagu, ma ei tea, neile meeldib. Me ei oska enam seostada. Seda ma ei oska seostada, aga nagu, kes on vanemad, kes vaatavad seda juba saavad aru, et no see ei käi mitte kuskile, see on nagu no go on jah, täiesti null. Ja nii, järgmine. On sul veel või ütlen ise? Ütle ise, sul neid tuleb. Nüüd see järgmine ei ole riietuseseme kohta, aga juuksed. Nagu sa ütlesid, mõndade arust on lahe see, kui need on full on puhmas, õhk käib läbi, kogu aeg, või õhk käib läbi, aga samas ei liigu mitte kuhugi, sest sul on pool purki lakki juustuseks. Teine asi. Kui sul on juuksed nii ära lakutud, et nad näevad välja, nagu sa oleks reaalselt pool tuubi libestit endal juustele lasknud. See ei ole nagu otseselt nagu, mis kaardiprobleemid. What else is new? Hashtag still amatööris. Kolmas episood. Sponsor nagu heade kaartidega keegi. Jaa, ma arvan ka, et äkki me peame ise pöörduma. Keegi meil midagi pakku, siis me küsime ise, et sponsoras. Nagu kaartidega, kaameratega, mikrofonidega aga kõike. Aga tegelikult ma lihtsalt tahtsin öelda on see, et nagu jah, see ei ole nagu otseselt riietus, aga see on nagu lihtsalt ikkagi välimus. Välimus ikkagi. Nagu sa ei ole, mis see jalgpallur oli, sorry, ma ei tea. Ronaldo, jah. Ta on vist võib-olla, ei, mulle ta ka ei meeldi eriti, nagu ausalt öeldes. Sa nagu mõtled välimuselt? Nagu jah, võib-olla. Võib-olla ainult nende juuste pärast ei meeldi, võib-olla kui tal oleks mingi naissjuksed. Ja, tõesti, tõsi. Pigem sama. Et see on siuke nagu 1890, ma ei tea mis on ja, või 80, ma isegi ei mäleta, millal see siuke, sellel ajal ühesõnaga kai nagu selline. Pluss tüdrukutele meeldib ka kuttide juustest oma sõrmi läbi lasta, nii et me ei taha, et sa pärast oled lihtsalt nagu mingi käed ei tule lahti, vaata. Läbi ei lähe, sa oled kinni, kuule, meil on probleem, vaata. Ma ei saa kätte enam. Või jäävad kinni siin nagu. Siis pärast kleepu mingi desinfitseere küledega. Et veits muidugi pane hullu, sest kui sa tahad, et nad veits kuidagi püsiksid või natukene paremini, aga vaata, et sa nagu mingi niimoodi ei lähe, et nad laigivad vastu, vaata. Et siis on nagu see, et... Mul on üks veel. Nii. Palvehelbed. Jaa! Ma ei tea, miks ma ikka veel neid näen. Jaa, ma ka ei saa aru. See peaks olema nagu, ongi, et ühed vennad, kes kannavad neid kaelas, teised vennad, kes riputavad neid oma auto, neid tagavaata peeglite külge lihtsalt, et seal, et nagu pigem pange autosse need tagasi, aitab küll. Kaelas need ei ole, nagu, ma saan aru vaata, et see on nagu, kui sa tõesti oled mingi, kui sa mingi ristid asjad seal vaatad, mingi vaadet ei ole, no ütleme nii, et eestlased enam ja nii. No ütleme, jaa täpselt, et see on, me oleme Eestis, me teame, et eestlased ei usu millegi. Plus kui sa näed nagu ekstra vända gangster välja ja sul on mingi, sa oled suht siuke pahv, vaata lihastes ja siis sul on see valge, ülikitsas särk vee selle kaelusega ja siis sul on need palvehelbed kaelas ja mingi lõhkised teksad, no. Jaa, see praegu see täpselt see nagu üles. Ja ära lakutud juuksed ka veel peale, no olemas. Kõik, super, lõpeta ära, võtta see kaelast ära. Natukene tiisselt välja. Ma nägin palvehelbeid reaalselt, kui ma olin vist algkoolis ja need olid mingi gümnaasiumi kuttidele ja siis ma olin mingi, nii hot. Ja, veider, aga nagu, selle hetkel ongi noor oled arvad, et see on täiega nagu. Aga see oli reaalselt üle 10 aasta tagasi. Tõmmake normiks. Tõmmake normiks.
aitab küll jah, aga oota, ma mõtlen midagi kindlasti, need on raudselt veel, neid asju. Sokid ja sandaalid. No need on ilmselgelt jah. Aga enamus tegelikult nagu, meil ongi see, et me rääkisime Liisiga enne juba sellest natukene, et meil on nagu, õnneks on nagu ringkonnas suhteliselt normaalselt riietud inimesed, et nagu vähemalt meie arust on see normaalne ja noh, et niisugune raske on selles suhtes, et isegi nagu väga palju sellist. Ja kui me käime isegi väljas, siis me väga ei nagu, ma ei taha nüüd mingi entitled nagu kõlada, aga nagu selles mõttes ei vaata nagu teiste inimeste poole, me lähme välja, me oleme ikkagi oma sõpradega, isegi kui on mingi kutt, kes on nagu noh, pluss sa oled veel suhtes, nii et sa nagu üldse ei vaata teisi kutte vaata. Ehk siis... Pigem ongi, et üldse. Ja ma mõtlesingi sealt, isegi kui ma ei olnud suhtes enne, ega ma siis ka ei vaadanud niimoodi otseselt. Ja mul on ka nagu pigem see, et kui ma olen nagu vallaline, siis ma ei otsi kedagi otseselt. Seega ma nagu jälgin teist asja. Kunagi jälgisid rohkem see mingi, oh my god, Okei, kindlasti meil tuleb neid veel, aga praegu siis võiks võib-olla... Te võite kirjutada kommentaari, mis on see kõige hullem no-go poisside suhtes, riietuse suhtes, mida nad teevad, mis on teie jaoks, siis nagu lõpetage ära. Et siis kui kutid, lugege kommentaari ka, et sealt võib, ehk leiab kulda. Aga Karmeli? Jah, Eliis. Me ikkagi mängime mõlemal pool väljakut, ehk siis peaks rääkima ka tüdrukutest kahjuks. Tüdrukud, me peame seda tõdema, ka teie ei oska vahel päris hästi ei saa aru, nagu, mis on okei ja mis ei ole. Vaat selles suhtes riietuse, nagu see on nagu ikkagi, kuidas siis öelda, nagu muusikamaitse ja veits siuke, et okei, otsus väga ei vaielda või see mina ei saa öelda sulle. Jaa, kakeldakse. Et mina ei saa su öelda, mida kanda, mida mitte, aga need on need siuksed... Soovitused, sõbralikud soovitused. Jah, mida nagu oleme oma terve elu jooksul siis nii-öelda õppinud ja siis aru saanud, et mis asjad on kindlasti. Me võib-olla tüdrukuid isegi vaatame rohkem kui kutte, siis nagu selles mõttes, et ongi nagu, oh my god, nagu mitte halvaga, aga lihtsalt nagu, miks sul tuli üldse idee, et selline asi selga panna, näiteks. Aga seda näitu ma toongi, mida meile Pudi andis, ütles siin kõrval, et kontsad, millega sa ei oska käia. Et selles suhtes, et see liigub selle väga head. Räägi edasi, ta võib-olla lihtsalt splitib kahte välja, aga mine valmis sinna. Et see, kui sa kannad siis kontsi, nagu kannad kontsi, aga sa ei oska nende käia, mis on nagu... Või sa tead, et sa jood ennast nii täis, et sa ei suuda nendega käia. Jaa, et pigem alati, kui sa linna lähed, siis pane mingised siuksed kontsaapad või midagi sellist, lihtsam käia, ära neid mingi... Või pane ketsid. Lihtsam muidugi. Aga no outfit'iga kui vahepeal. Rääkides ketsidest, me oleme sokkis. Mina ei näe, et me oleme sokkis, Eliis. Me ei ole sokkis, meil on tutikad vansid jalas. Nüüd ei tea, kas meil on näha siit niimoodi. Aga selles suhtes, et vaata, ma saan aru, vaata, sa ei sünni siia maailma niimoodi, et sa tead, kuidas kontsadega käia, aga samamoodi nagu, jah, just see, et kui sa lähed teine, sa tead, et sul võib natukene nagu, noh, kui sa jood. Lappe minna. Jah, just. Et siis sa nagu ära pane lihtsalt, nagu see näeb lihtsalt õudne välja. Pluss esiteks jalad tore bla bla bla. Keset jaanuarit lihtsalt lumi on maas ja siis vanalinna nendel Munakivi tänavatel käib mingi Pihv Paljajalu kontsad käes. Väga tüüpiline vaatepilt minu jaanuaris ütlesid seda? Jaa. Paljajalu, kes jaanuaris käib Paljajalu? Mingid Pihvid, kes tulevad klubist, aga nagu kontsile käib. Sellist asja näinud, et talvel, aga vau, nagu see ütleb teile vist väga palju. Et see on nagu päris hull. Ma ei kujutaks ette. Aga nii on, selles suhtes, et ma ei tea, ma ütleks selle peale, et vist harjutage kodus ja käige nendega, sest ma arvan, et ei ole maailmas hullemaid pilti, kusjuures kutid panevad seda räigelt tähele. Ja ma olen väga palju kuulnud, kuidas mingi meessoost isik kommenteerib näiteks minu kõrval, et vaata, et ta ei oska näidki sees kõnnib, et ta ei oska üldse kontsadega. See läheb kuidagi niimoodi silma. Kui sul nagu põlved mingi kõverduvad, vaata, siis see kõnnib nagu... See on kuidagi siuke, et harjuta kodus näiteks või ma ei tea. Või ära kanna kontsis. Ma pean endale reaalselt mingi iga paari kuu tagant tõestama, et nope, mulle endiselt ei meeldi kontsad. Ma panen need kontsad jalga, ma kahetsen seda reaalselt 2 tunni pärast. Kui sa tahad kanda, harjuta, kui sa ei saa ikkagi pärast seda ka hakkama ja sa ei viitsi harjutada, siis ära käi. Lihtsalt ära kanna. Ma arvan,
kuttidel pole ka nagu nii oluline, kas sul on kontsad või sul on midagi muud jalas. Nagu ma tean, et tüdrukule nagu see teeb jalad pikemaks ja see on naiselik ja värgid särgid, aga see ei ole nii oluline. Okei, mul on järgmine näide, mis võib-olla vahel kipub mind häirima. Teksad, mis ei fiti. Lihtne, ma näen nii tihti nagu, ma tean, ma olen ise, sul ei ole seda probleemi, ma tean, aga ma olen üpriski lühike, ma ei ole tegelikult sinust nii palju lühem, aga ma olen ikkagi sellise pikkusega, et mul on väga raske leida teksasid, mis on nii minu laiusele kui ka pikkusele siis sobilikud, et tavaliselt kui mu pikkus on sobilik, siis mul need teksad puusadest ülespoole ei lähe. Ehk siis ma näen ülitihti neid pihve, kellel on need tavalised sinised teksad jalas ja siis siin all on siuke korralik vaata. Hunnik vaata, nagu vajund alla. Et see on mingi põhimõtteliselt jalanõude peal ka veel, et see mind veits häirib. Seda ma ei oska öelda, mul ei ole kunagi sellist probleemi olnud. Aga sellepärast ma ei osta näiteks nagu tihti ka teksasi, nagu mulle võivad meeldida mingid püksid, aga lihtsalt kuna need ei fiti, siis ma ei osta. Lifehack oli see, et hästi palju ma olen kuulnud, et ma ei tea, kus meestest iskutega on, aga et kui sa lähed poodi, nagu sa tead, et sul on raske leida näiteks teksapüksi, sa saama mingi probleemiga, et sa oled võib-olla liiga lühike või ütleks liiga lühike, aga lihtsalt nagu sa oled lühem ja sul on raske leida, siis kui sa leiad, siis osta mitu paari. Nagu if it works, osta mitu paari. Nagu ma tean, keegi ütles mulle, et tal oli lihtsalt nagu, ta leidis mingi üli nice teksapüksid, aga ta teades, et talle meeldisid need nii väga, et ta kannaks neid nagu mingi paari kuuga täiesti lõhki nagu omadega või siis nad kannaks ära niimoodi, et sa saad aru, et ma ei tea, riie must näiteks vaata, must riie muutub juba hallikaks ja värki-särkina, et siis ongi, et ostis nagu mitu paari, siis ta teades, et nagu kui neid enam ei müüda, siis tal on jälle nagu Need teksad, mis mul praegu on, need on vist samad, need on Saarast ja mul on ikka vist 3 paari juba. Sul on Saarast või? Ei, meil on kõigil no ja see lõhkised põlved. Emo girls! Mis, okei, ütle järgmine patt, mida tüdrukud kipuvad tegema. Teate, nii palju väga seda enam ei olegi näha, aga vahepeal ikka. Kui sul on näiteks valge topp või midagi ja sa paned oma erkroosad rinnahoidjad sinna alla, mis paistavad siis niimoodi, et pooled paistab külje pealt läbi ja siis pool paistab siit igalt poolt läbi ja siis see kumab läbi ja siis see on lihtsalt hea näide, et see ei pea olema roosa, aga nagu... Kunagi see nagu nii seksikas. Ma ei tea, millest ma ei pane teada. Või üldse, kui nagu rinnakad näiteks paistavad pluusi alt välja. Nagu sa tõmbad oma pluusi nii alla, et sul on mingi rinnakate pitsa äärt näha. Why? Jäta nagu midagi fantaasiale ka. Siis saab särk ära seljast, nagu vahet ole ju. Tegelikult. See teeb nagu ebahuvitavaks kuttidele ka, nagu ma ei tea, ma oleks kutt, siis oleks küll suke nagu low-key mäng, vaata mingi huvitavad, mis värvi tal on, vaata. Sa juba näitad ette ära, siis ei ole huvitav. Jah, game over for you. Aga ei, tegelikult need on sellised väiksed näited, aga samamoodi kui te teate midagi, mis on nagu tüdrukute koha pealt oskate öelda, et see on nagu no-go, siis andke kindlasti sellest teada meile kommentaaridesse. Äkki kutid oskavad öelda, et mis teid häirib, sellepärast et see on jällegi nagu naiste vaatenurk, aga mind nagu kaine huvitav, et mida nagu kutid tähele panevad. Jah. Et eks see kindlasti... Kirjutage. Jah, ta võib tulla väga palju erinevaid asju, aga see on okei. Okei. Nii. Teeme vahepeal kerge sipi kurkuju. Lihtsalt ei räägi nii palju, et lihtsalt ei saa. Suhu juba tõesti. Nüüd tuleb üks meie lemmikuid teemasi. Instagram! Täna jõuame jälle sinna nagu esimene episood. Jaa, esimeses episoodis me rääkisime siis DM-idest ja üldse tekstimisest, aga täna me räägime Instagramist endast, piltidest ja inimestest Instagramis. Rohkem siis võib-olla kuttidest jällegi. Okei, alustame siis sellest, et kuidas kutid poosetavad. Kuidas kutid poosetavad? Tegelikult ei, selle jätame veits hiljem, kuna siis me peame kaameraänglit muutma. Aga ma alustaks võib-olla sellest, kuidas kui kutid kirjutavad oma Instagrami peosse quote. Kusjuures ma ei ole isiklikult näinud seda, aga võib-olla ma lihtsalt ei pane tähele. Sul on normaalsed inimesed, follow'd normaalsed. Aga ma olen lihtsalt võib-olla randomly nagu peale sattunud sellistele profiilidele
see on selline klassik vända gangsteri move jällegi, kui sa paned midagi rahaga seotud enda peosse. Sa tõenäoliselt tegeled mingi selle investeerimise ja värkidega, vaata, oled oma arust hull kõva vend. Ja siis sa paned oma peosse näiteks, tere, ma olen Tiit 28 Tallinnast ja siis paned sinna alla, et cash rules everything around me või midagi siukest. Work hard, play hard. Mul on üks oota, kuidas see oli? Just oli peast olemas, oota, ma mõtlen sellele. Okay. First you learn, then you remove the L. So you earn. Nii on! Oh my god! Palun, lõpetage ära, tõmmake normiks. Jesus Christ. Miks? Ma ei tea, ausalt, see on ainuke, mis mulle praegu niimoodi pähe tuli. Mulje sinust reaalselt, et sinu elu point, kuidas see inimestele, mis esimene mulje jääb, kuna kui sa Instagramis näed inimest esimest korda, sa loed ta peod. Ja kui seal on mingi siuke asi, mis mulje sul nagu temast jääb? No ma saan aru, kus ringlevad tema siis nagu, tema maailm ja huvid ja millest, mis tema nagu, mille jaoks tema nagu pürgib on see, et eks kindlasti vaata, me saame aru, et raha teenimine, see on nagu väga tähtis osa sinu elust, aga samas nagu kui sa panedki omale sinna, et täiesti võõras inimene näeb sind siis on sinu esimene iseloomustav nii-öelda lause nagu, et midagi pane näiteks, millega sa siis tegeled või mis su huvid on, millega sa inimesed eeldavad, et sa teenid siis raha, eks ju, sul on tatoveerimine, mul on pildistamine näiteks. Me tegeleme sellega, aga nagu ära pane mingi kooti. Jesus Christ, pane lihtsalt, et ma olen just selle rahaga seotud koodid. Jaa. Või nagu sellega. Sa tõmbad sellega koutiga neid ligi, tõenäoliselt. Nii et kui see on see, mida sa soovid, siis... Mida sa otsid, siis nüüd sul on uued koodid. Jah. Kirjutada vaba ees. Aga nii on. Aga nüüd jällegi mõlemal poolel mängime. Tüdrukud panevad ka oma peosse päris lolle asju. Jällegi, kui sul see jaab, võib-olla tüdrukutes ma olen rohkem neid kui meestest isegi. No neil on tüüpiline peosse mingi quote panna, eks ju, live, love, love. Live, love, 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 love. Classic või mingi mõtlen ka. I'm sunshine with a little hurricane. So you are crazy bitch. Okei, Brenda. Või üks asi, mis veel tüdrukud oma peosse panevad, on oma tähtkuju. Jaa. See on tüüpiline. Ja kuid kindlasti vaatab, jõud on kaljukitse, mul ei ole häid suhted on kaljukitsedega, ma lahkun. Et võib-olla sa teiste tüdrukutega saad sellega nagu connectida. Ja tegelikult ei ole midagi halba, eks me mõlemal meie oleme ka siuksed, et mis tähtkuju sa oled. Aga jäta see võib-olla privaatselt, jäta see DM-idesse. Jah, see on nagu siuke huvitav asi millest. Jah, kuna enamus inimesi ei koti, ma ütlen aus. Ja see on natuke naljakas, nagu why you do that? Karmeli, ütle veel, mis tüdrukud oma peosse panevad. Mul on aju jumala koos. Ma tean. Cat lady. Cat lady, dog person. I love dogs more than people. Oh my god, really? Me kõik. Kui originaalne. Me kõik teeme seda. Aga üks asi. Biffid siis teevad selle geenitesti, mis läks ülipopulaarseks Ameerikas, vaata. Lasevad verd võtta endal ja siis saavad teada, et nad on 3% brasiillased. Ei, see on õudne. Või 0,003% brasiillased. Ja siis nad panevad oma peosse Eesti lipu / Brasiilia lipu. Jaa, aga see ongi see, et või no ma olen isegi näinud, et meil on siuke, et nagu mingi reisid kuskile ja siis ta paneb nagu igal pool, kus on reisinud, vaata, see on ka nagu mingi what you mean, vaata. Või kui sa ei ole absoluutselt selle kultuuriga seotud. Jaa. Siis isegi kui sul on mingi või sul see su vana isa oli venelane, siis sa oled nagu mingi ma olen nagu vene temperamendiga venelane. Are you serious? Ja ma olen vene temperamendiga ja ma olen samas ka skorpion. Crazy.
you crazy, okei okay? Et see on nagu mingi välja vabandamine vaata, et venelased on natukene rohkem nagu siuksed. Et jah, see lipu teema, võib-olla jällegi, kui sa tõesti oled nagu, ma ei tea, veerand kõike, siis jällegi jäta see jutt DM-idesse. Jällegi, tõenäoliselt enamus ei koti. Me muidu ütleks ka, et on ikkagi ju pool venelane ju. Ei ütleks või? Ma ei tea, kas ma olen. Ära küsi nii rasked küsimusi. Täisvenelane ei ole. Kas sul on ema ju venelane või? Ma olen küsimärk, ma ei tea. Okei, no Pudi on põhimõtteliselt venelane meil. Jah, me ütleks, et ta on pool või üle poole. No veerand venelane, ta oskab vene keelt väga hästi. Ta suhtleb mõndade pereliikmetega vene keeles. Kas jah? Aga sul on juba vaata perekonna nimest loogi aru saada, et on venelane, vaat sul ei ole vaja peosse panna. Ukraina ma tegelikult. Okei, Ukraina. Get your facts straight. Okei, pane siis Eesti lipp / Vene lipp / Ukraina lipp. Jaa, sest ma ei ole kindel väga, kes ma olen. Aga ei, selles mõttes, et kui sa tegelikult päriselt oled nagu okei, cool, understandable, aga... Jäta DM-idesse, see jutt. Ära pane oma peosse seda. Jäta nagu, mulle nii meeldib see, et nagu, mida puhtam see peo tegelikult on. Ma tean, et mulle nendel ka mingi crazy shit going on, et seal mingi, tegelikult ma tahaks siis... Go hostab tüdrukut. Mind nagu häirib see, et tegelikult ma nagu, kui me hakkasime seda just peod siin natukene muutma, panime siin seda videot asja üles, siis ma vaatasin, et miks 22. Miks mul see vanus on? Yeah. Nagu, ma olen jäänud see sinna ja, või nagu siuke, et ma olen nagu harjanud, aga nagu, siis ma ei mõtle, et aga nagu kelle jaoks? Miks ma hoian seda? See ei ole Tinder. See ei ole Tinder, nii okei. Nagu, ei, mitte sulle, aga nagu... Ei, ma saan aru, et sul on see kogemata jäänud ja kunagi see nagu kolidigi vanus ei... Ei, see ongi see, et ma nagu, jaa, seda tehtigi ja ma kuidagi automaatselt vahetasin seda kogu aeg, aga ma mõtlesin, miks ma üldse teen seda nagu? Kelle jaoks? Ja siis jah. What? Kui sa tõesti võib-olla otsid endale kaaslast siis Instagramis, ma ütlen nii palju, minu jaoks piisab, kus sa elad, millega sa tegeled. Ei, nagu ütleme riik siis. No see ei ole ka, või noh, see on kinda oluline. Pane riik, pane millega sa tegeled ja... Mis on huvid, jah? Jah, või midagi huvitavat, mida sa teed. Või siis mingi lause, mis on tõesti midagi naljakat kas või. See on ka nagu siuke, ütleb näiteks, et see on huumorisoon. Ja. Denk jälle me jõuame sinna, et... Huumor võidab naiste südamed. Kõik. Naiste ja naiste südamed, mõlemad. Aga nii on ja ma loodan, et võib-olla nagu see oli siuke, et vaatad kellegi profiili, et issand jumal, ta teeb neid lolli asju vaata, aga minu arust see on nagu väike soovitus, et tegelikult mille jaoks, kelle jaoks. Just nii. Et hoidke oma Instagramit puhtad. Aga rääkides... Oota. Snapchati filtrid. Jou. Tegelikult, eks isegi oleme meiega seal olnud vahepeal ikka. Meie Instas on ka mingi, aga me teeme naljaga neid asju. Ei, sellest ma saan aru, vaata, kui sa naljaga teed, on ju, aga kui mõni päriselt, oi, tead, need Snapi filtrid postitanud Instagrami pilti. Jaa, kunagi, nüüd vist õnneks, thank God, võeti see kuradi koera filter ära. See oli nii kaua. See oli kõik jälle. Okei, me Karmeliga vahepeal, kui me teeme mingi videos või midagi Instagrami, teatame teile midagi, siis me kasutame seda võib-olla seda, mis võib-olla silmaalused, su kotid võtab ära, eks ju, või teeb naha veits siledamaks. See on jumala sai. Jah, kuna sellest ei ole nii ilmselgelt aru saada, aga kui me panekski mingi koera filtri peale, samal ajal kui me räägime, mingi keel käib, üles-alla vaatad. Milleks? Ja mõtle, kui mingi kutt veel sellist asja kasutaks nagu. Mõtle, kui sa vaatad kuti Instat ja tal on mingi kutsu filtriga pildid. Selfid. Ei. Üldse kutid selfid. Palun ärge tehke selfisid, kui see ei ole naljakas. Kui see ei ole naljaga. Ei, tegelikult, noh. Ja, selles suhtes jällegi, et pange hullu. Aga tõesti, see on natuke meeldib, kui mina jälle mõtlen oma sõprade üle või siis minul ükski meessust. Kui ma näeks oma kutti teises toas. Okei, jaa. Oi, oot. Lähmegi poosidele üle, Tavai. Poosid, mis kutid teevad. Pudi, mul on su abi nüüd vaja, sa pead kuidagi selle kaamera niimoodi asetama, et ma saaks demonstreerida, mis poos need kutid teevad. Karmeni, sa võid mulle appi tulla? Poosetama või? Jah. Poosid, mis kutid teevad. Oletame, on boys night out
te näete kõik fresh as fuck välja, tahate Instagrami kerge pildi lükata. Mis poos on? Kas teeme seda kõige tüüpilisemalt? Nagu see ka vaata, et jaa, et kuidagi tõmbad oma lõu üles. Pudi on kinni. Küsite veel, miks ta pudi on? Näe, ma lähen ära. Ei, sul on leping. Igatahes see poos, jah. Ja see on kuidagi külbe nägu. Ja. Lõug võiks üles poole vaata. Mõni veel paneb kuidagi käega nii. Kui see video oleks, siis nad tõenäoliselt teekski mingi saab. Bumerang vaata. Jah. Nii, võtame Või järgmise. kui su sõber on nagu, ka mingi tegija vend sinu arust, eks ju. Jah. Aga siis, kui sa arvad, et sinu sõber on ka tegija. Ja sa paned vastu talle. Ma ei tea, ja siis paned topelt veel. See on nagu minu jaoks. Ja sul on samal ajal mingi fake, mingi Rolex ka veel käeb. Ja siis sul on triiksärk ja sa oled mingi this is my man. Goat on see, et money rules everything around me. Dream big. Bitches. Play hard. Fuck bitches get money. Ja. Täpselt see attitude. Ja mis on nii haige, et see on nagu, muidu mõtled küll, et see on nagu, aga me võime nüüd istuda, meil on. Aga muidu põhipoosid on see näitamine. Tõmmake normiks. Stop it. Sest see on juba jällegi näitab nagu mingi teatud, nagu see juba näitab inimesest nagu kuidagi, ma ei tea. See jätab üleoleva mulje ja nagu see on nii ära tehtud. Ja, täpselt. See oli tehti korra, võib-olla tundus tuus, nüüd me oleme edasi liikunud, aitäh teile, ärge midagi seda. Et jällegi ei heidi, aga low-key heidime ja soovitame. Aga see ongi, näiteks see, et kui sul on nagu mingi vanem nagu nii-öelda siis, või ütleks enam poiss, siis ongi noormees ja ongi ta on viisakalt riides, ta on ilust riides ja siis ta teeb sellist asja ja siis sa ütlest nagu mingi nägemist, kapten. Absoluutselt. Aga rääkides nägemist kaptenist, väga aktuaalseks teemaks on siis läinud Vändagangsterid! Me oleme tegelikult üliõnnelikud, et see kuidagi on nüüd selliseks populaarsemaks sõnaks muutunud. Ma toon siia väikse näitega, et me olime, see vist nädal aega. Me tavaliselt peale filmimist käime väljas kuskil baaris, teeme kerge pillardi. Tähistame seda, et tuus, me oleme nagu tegime ära selle jälle ja me tegeleme sellega. Aga ühesõnaga tähistame ja siis läksime siis välja, mängisime pillardit ja siis ma kuulen selle tagant ainult ühte sõna, Vändagangster ja ma lihtsalt automaatselt kohe, mis asja, nagu, sest et sa tead, et keegi ei kasuta seda sellist nagu sõna. Ja siis kutil on siis nagu telefon ees, nagu vaatab videot, näitab, ja ma näitan sõpradele ka teie videot, ma mingi taai, vaata. Ei, see oli sitaks tuus olukord, kogemus. Pluss eelmine episood sai Risto tähistatud Vändagangsteriks igavesti. Forever Risto. Ei, Vegani gangster, mis oli vallatu gloobus või mis me kõik mõtlesime, mida oma naisele seletada saab. Vallatu gloobus, kallis. Aga Vändagangsteritest rääkides, me ei taha, et teie kallid tüdrukud koperdaksite nende vendade otsa. Me hoolime teist 100%. Ehk siis me täna siis annamegi teile vihjeid, nõuandeid, kuidas ära tunda Vändagangsterit ja kuidas nendest hoiduda. Mis on nii-öelda need punased lipud. Red flags, bitches. Toome neid. See on mingi red flags, lihtsalt mingi hallo. Oleme kuskil seal, sa lähed kuskile sõbrannaga, vaata red flag on ilusti kaasas, sinna lähete kuskile välja ja siis see sõbranna hoolitseb, et nagu tšikk hakkab valima, siis läheb rääkima kellegagi sõbranna taga, mingi red flag! See on päris hea plaan. Mingi lipuga kaasas kandma kõik, no kotti jaatab. Aga üks point, mis on nagu põhiline selle kogu asja juures on see, et actions speak louder than words, ehk siis teod räägivad rohkem kui sõnad, ehk siis kogemusest rääkides need Vändagangsterid on väga libeda jutuga. Väga suure suuga. Ja nad panevadki uskuma sind, et nad on reaalselt huvitatud sinust. Ja sa oledki lihtsalt mingi, aga ta ütles mulle nii, ta ütles mulle nii ja nagu ei.
et ta jääbki rääkima seda ja nad on väga professionaalid, ausalt nagu. Nad on nii head selles, tavaliselt sa ei saagi aru, sul võtab reaalselt nagu, kui sa näed oma sõbrannal nagu mingit siukest situatsiooni, siis olengi nagu mingi raputad teda mingi come out of this. You need to understand. Et aitama sõbrannat, kui ta ise aru ei saa, et on roosade prillid taga. Jah, et pigem siis võib-olla räägime, et ära usu sõnu nii palju kui tegusi, räägime nendest tegudest, mis nii-öelda on siis need punased lipud. Number 1 näiteks, ta kirjutab sulle ainult hilja õhtul. Ehk siis on suht ilmselge, mis tema eesmärk on. Päeval on nagu lost man, lihtsalt pole midagi kuulnud, näed, et on online, kõik asju teeb, aga lihtsalt nagu nothing. No. Ja siis ongi, ta kirjutab sulle õhtul ja veel üks point, tõenäoliselt nädala sees. Sest nädalavahetustel, ta on pidudel, ta jahib juba uusi naisi. Uued maad, kallikesed, uued maad. Palju huvitavad, uued naised on palju huvitavamad kui sina. Ei, see ongi see, et nende jaoks selle nagu sinust ei piisa, see ongi venda gangster, vaata, neil on alati vaja. Ehk siis nädala sees peab neil nagu mingi arhiiv olema, vaata, kust on nagu safe võtta. Ehk siis nädala sees ja hilja õhtul. See on red flag, punane lipp number 1. See ongi nagu minu jaoks ka nagu, ma ei kutaks never ette sellist situatsiooni, et ma isegi läheks nagu edasi ja ma nagu oleks nagu, et see on okei, või kaitseks isegi nagu sellist olukorda, et see on tegelikult okei ja küll ta kirjutab mulle ja ta lihtsalt pissi, ta on tööl ja blablabla, ta on tegemist. No ei, ütleme nii, et igal inimesel on aega sinu jaoks, kui ta ikkagi väga tahab seda. Ja ongi tegelikult see, et jällegi ise vaatad kõrvalt, et nagu kuidas see inimene nagu ise aru ei saa sellest ja siis aga tegelikult nüüd on ja ta ongi sealt jällegi roosad prillid taga, sulle meeldib see kutt nii palju ja sa hakkad endale nagu tegema mingid vabandusi, et teid on tööl ja siis ta ütleb ka, et sorry kallis, ma olin tööl. Mul oli nii palju tegemist. Okei, ma saan sust aru. Ja siis saad nagu mingi, ta ei valetaks mulle. Alati leiab aega, kui tahab. Ja ei, tõsi ta on. Ja see on ka, et ta pakubki sinuga kokkusaamist ainult oma ajal, siis kui talle nii-öelda kuidas on eesti keeles convenient, mugav. Nagu siis, kui talle nii-öelda mugav on. Sobib ja sinuga kokku saada. Ehk siis sa pead alati nagu tema järgi oma aega planeerima, aga kui sina pakud talle midagi. Ma ei saa, mul on see sellel hetkel ja see on sellel hetkel ja ütleme nii, et Tiina, Susanna ja Brigitte tahavad ka. Räägi nimedest. Sõnaga, kui sul on nagu, sul on see nii-öelda see kutt on ja siis saate sõpradega kokku ja siis nad tulevad siis mingi tšau, Tiina, siis nagu ei. Tere, ma olen Brigitta. Ei, see ongi, et võib-olla sa nagu ütled talle, et ei, ma olen Brigitta või siis ütle seda, kes nagu, siis need kutid on mingi oota, Laura, siis ta ütled ei. Ja siis ütledki lõpuks nagu vaatad, kui palju nimesid. Need sõbrad loevad mingi 10 nime läbi, vaata. See on mingi vapp. Oota, kas sa oled Triinu, Laura, Brigitta, kuradi, mis veel on? Sa oled lihtsalt Maria. Nope. Mängidki mingi arvamismängu. Ja see on ka järgmine siuke, et see tegelikult ikka need nimed jäävad ikkagi meelde, kui ta on sinu ainuke naine, nii et sa oled tema ainuke naine ja siis need nimed jäävad meelde, aga kui sa ei ole. Eks siis, kui ta sõbrad või keegi tal lähedastest kutsub sind vale nimega või arvab, et sa oled keegi teine, siis see on väga suur flag. Ausalt. Mul on üks hea. Nii. See kutt ei jää mitte mingi hinna eest sinuga pildile või kuhugi sotsiaalmeediasse. Mitte kuskile. See vend reaalselt, sa võid hakata snappi tegema endast, ta on kuskil taga võibolla seljaga või küljega, ta märkab, et sa teed. See vend hüppab enne rõdult alla, kui sinna pildile jääb reaalselt. Täiesti. Ta on nagu jumala eest, et keegi teab. Eks ta mingi hakkab tegema pildi, ära tee, et mulle väga ei meeldi sotsiaalmeediasse kutsitada selliseid asju. Ja siis tal on sotsiaalmeedias need. Ja. Täpselt. Et what the hell lihtsalt ja see on juba mingi 3., 4. punane lipp. Mõtlen, kujuta ette, et see on siuke, aga jällegi tüdruk on nagu mingi, okei, ma mõistan sind, see ei ole väga nagu siuke, sulle ei meeldi näidata ennast, vaata niimoodi. Ja kindlasti mitte. Nii et need on nagu siuksed väga suured red flagid, mida te peate kindlasti märkama.
et ärge... Kindlasti on veel neid... Jaa. Oota, ma mõtlen äkki... Ei taha maksta, kutsusid teidile, ei maksa sinu nagu... No ta ei kutsu sind isegi teidile, ta võib-olla... Ise kutsub teidile kogu aeg. Lõpuks sina maksad tema. Ja siis ta mingi palun lähme välja ja siis on mingi maksad ka veel ta ja siis on nagu mitte, et mehed peavad maksma, aga vaat see... Aga mul on reaalselt olnud olukordi, kus mehed nagu ongi nagu mingi, kuule mul jäi rahakott koju ja siis ma olen nagu... Kuidas kurat... teidile või? Jaa. Kuidas kurat sa oma rahakoti vahetad? Vau! Täiesti mind blown. Okei. Ja mul on täiesti fine, kui ma suhtes näiteks olen, ma maksan nagu, mul on fine, kui me kordamööda maksame asjade eest või kui... No meil on ka nagu niimoodi, ma tunnen, et näiteks ma käisin täna teidil ja mina nagu ütlesin, et lähme nagu ja mina nagu see oli minu nagu siuke väljapanek ja mul ei ole sellisel olukorras, ma ütlesin, ma tahan nagu maksta selle eest, mina kutsusin vaata ja see ongi nagu minu meelest väga okei suhtes nagu. Absoluutselt. Aga siiski selles date'imisfaasis nagu... Ütleme nii, et mehed on pigem need, kes kutsuvad ikka, jah? Jah, et kui te kutsute, siis vähemalt pakkuge, et te maksate. Nagu tänapäeval on väga sellised iseseisvad ja tugevad... Nainel võib suruda sulle nii palju pealt, et lõpuks maksate nagu... Ja kui naine ütleb, et ta tahab reaalselt oma osa ise maksta, siis las ta maksab. See on fine. Mul on veel punasid lippe. Nii. Kui ta timmit, eks ju, asi liigub voodisse, ta ei taha, et sa ööseks jääks. Või ta ei taha ööseks jääda. Ja, et ta läheb ära. No siis sa reaalselt... Mulle meeldib enda voodis ärgata. No see on lihtsalt selge märk, et sa oled tema jaoks lihtsalt auk. Ma ütlen otse välja. No see on ikka next level. See on nagu väga hull. Et kui sa isegi ta ei ole nõus sinu nõus olema või siis ta ei ole nõus, et sa oled seal, wow. What? Täiesti kohutav. Nagu, et aga see ongi hull, et te tšikid nagu, kes te ei saa aru vaata. Et see ongi need, kuidas sa ei saa aru sellest asjast, see nagu, sa oledki nagu mingi, ei, ta meeldib oma voodi oma linaga või magada. Ma küll on alati kõige parem. Mul on unega probleemid, ma ausalt pean koju minema või siis ta mõtleb peale seda mingi vabanduse. Mul on niimoodi vaja ärgata nii vara, et... Ja mul on riided kodus ja... Ja ma ei taha iseda. Ma saan aru, et tüdrukutel veel võib-olla meil on mingi meigi asjad ja värki, meil on vaja sättida hommikuti vaata, aga kui te olete suht nagu, kuidas eesti keele selle low maintenance, nagu neil ei ole palju vaja oma heaoluks, I guess. Sa võid hommikul... See on minu juures ka dušal käia. Ja meestest isikud viskavad ikka mitu päeva järjest ühe sama särgi selga, see on nagu teie jaoks on see nagu okei vaata, et seal on nagu mingi vähemalt ei haise, läheb see ka. Nuusutavad, et see on mina ju. See on mina ju. Pudi, kurat. Aga sa oled vända gangster. Pudi on vända gangster. Oota. Moral of the story, ma arvan, et punastest lippudest me jõuame veel rääkida, aga moral of the story ehk siis loo moraal. Ma kogu aeg pean tõlkima, I'm sorry. Ma vabandan. See on, ei tegelikult see ei pea vabandama, selles suhtes, et okei, hästi palju tehakse, see võib olla häiriv kuulata, kui me räägime niimoodi, aga midagi ei ole teha. See on lihtsalt see, et ümberringi me kõik räägime oma vahel nii ja me ei panna tähele seda. Ma arvan, et me hakkasime tähele panema ka seda siis, kui me hakkasid filmima. Ja kui inimesed mainisid. Vabandust, aga not sorry tegelikult. Sorry, not sorry. Vabandust, aga mitte vabandust. Igaks juhuks, me paneme nagu tõlka alla sinna vaata. Aga loo moraal. Kui kutt on sinust reaalselt huvitatud, ta ei mängi sinuga, ta ei tee siukseid asju. Sa saad kohe aru, kui kutt on sinust huvitatud. Ta näitab seda välja, et ta pingutab selleks, et sind õnnelikuks teha ja kui ta seda ei tee, kui ta teeb neid asju, siis... Ärge raisake oma aega, ausalt. Tõmmake minema nii kiiresti. Aeg on nii tähtis ja nii väärtuslik. Sul võib reaalselt nädala aja pärast sa võid kohata oma elu armastust, aga sa raiskad oma aega mingi vändagangsteri peale muretsema. Ja me käisime tegelikult Eliisiga just eile, käisime Lappes laivis ja me #LappesLive, sest kõva intriigi kogu Instagrami nimi. Ja et kindlasti vaadake sealt üle ja peaks YouTube'is need oli mingi jama muidugi, aga... Copyrightiga oli mingi teema, aga see varsti läheb uuesti üles. Ma arvan, et kui see episood, siis on üleval, jah. Et kindlasti vaadake seda ka uuesti tagantjärgi,
aga seal me midagi rääkisime, mis asi, minu arust juhe jälle nii kokku. See oli, me rääkisime sellest, et küsisid meie käest, et kuidas siis nagu läheneda, et vaata, et see kuttides 10 aastat nagu koos on, et oma paarilisega, et tema nagu ei teinud selleks, ta ei otsinud nagu kedagi selle hetkel ja see ise tuli tema juurde. Ma ütlen ka, et kutid ja tüdrukud, poisid ja tüdrukud tähendab, ärge otsige nii meeleheitlikult. Kui see tuleb ja see tulebki kõige siuksel hetkel, mida sa ei oota. Sa oledki nagu, see kui sa hakkad kohe otsima, kohe nagu siis tulevadki sul siuksed ainult ette ja sa mõtled, et miks mul ainult siuksed ette tulevad. Sest sa otsid meeleheitlikku, sa võtad nagu kohe, kui keegi sulle huvi näitab, sa mingi, okei, tavai, võtame tema, vaata, ta on mu eluarmastus nüüd. Ja, et sa vaatadki siuksed asju nagu ongi, et mingi bad boy ja siis välimusi asjad, aga need on üldse. Aga vaadake lähemalt siis Tumu live järgi. Ma arvan, et liigume hoopis nüüd teise kohta äkki edasi, jah? Liigume teise kohta. Mul on kõht räigelt tühi. Mul on ka. Mis sa arvad? Lähme sinu juurde. Minu juurde? Lähme sinu juurde. Tule süüa. Tule süüa. Pudi, mis sa arvad? Tahaks mingi süüa midagi või? Aegalt tahaks manšida. Tahad manšida? Tahaks manšida. Oi. Okei, näeme seal. Tüdrukud. Clocking out. See ya. Tervist. Tere tulemast tagasi. Me oleme endiselt tüdrukud. Endiselt. Ja tere tulemast saatesse Meie manš on parim. See oli korraks nagu, mis selle nimi oli? Meie manš on parim. Meie manš on parim. Ja täna me näitame, kui hea ta täpselt siis on. Oi, see tuleb hea. See tuleb hea. Väga tühi. Kuna Karmeliga tihtipeale tulevad öösel enamasti manšid peale, siis me mõtlesime teile näidata oma go-to manšisi. Soolast ja ka magusat. Just. Ja ma ütlen, et päris palju see magus, aga hästi paljud ei ole kursis, mis on veider. Ja seda on mega lihtne teha. Nii lihtne, nii kiire, seega. Step 1, ahi tööle. Põhimõtteliselt soolaseks toiduks tuleb siis mac and cheese. Meie special mac and cheese, mitte tavaline. Ja magusaks näete pärastpoole. Okei, tavai. Karmeli paneb siis makaronid keema või vee keema pigem. Ja ma hakkaksin juustukastet tegema. Või me koos hakkaks siis. Esiteks siis kasme jaoks läheb vaja võid, jahu, täis piima, koort ja väga palju juuste. Meil on siin lausa 4 juustu. Kas sa sooviksid nimetada, mis juustud meil on? Ma liisid rabas need nii kiiresti sealt poest ära, et oli meil on seda vaja. Ma tean, et cheddar on. Aga väga hea. Ootat, et teid siin me ei näita nüüd kelle poolt. Nii, meil on siis cheddar, siis meil on cheddar mozzarella. Quattro. Slash. Mitu tükki see. Ja mis siis on? Cheddar. See on vist klassikaline cheddar ja see on cheddar gouda. Okei, cheddar gouda, quattro ja cheddar. Ja see on Forte Classic riivitud meie siis parmesan. Just. Ja ma mainin kohe ära, et me koguseid absoluutselt ei tea, me paneme täiesti huupi. Tunde järgi. Et see näeb küll väga professionaalne, see on välja, meil on kõik välja mõõdetud, aga me lihtsalt ei tee tasuta promo. Visuaalselt oleks ilus teil ka vaadata, et saaksid aru, mis siin toimub. Aga nagu ongi tegelikult tema kogu aeg rääkis mulle, et ma küsisin midagi tema käest, et palju seda paneb. Ma ei tea tunde järgi, nii et üritame seda tunde kätte saada. Siis on tunde järgi panemine. Tundega peab panema! Jah. Ei saa ainult tujudega panna. Tunnetega. Ei teetega enne! Okei, näks selle. Võtke mingi instrument, millega segada, tööriist. Sest kogu aeg peab segama, et põhja ei kõrbeks. Ma olen piisavalt potte põhja kõrvetanud ja väga palju pahandada saanud. Hakkame kastet tegema. Alustuseks tuleb siis panna võid, päris palju võid. Ja siis Karmel hakkab vaikselt juurde segama ülejäänud koostisosi. Jahu ja siis koored ja siis juustud. Just nii. Mainime sellega ära, et see cooking show idee tuli ühelt meie vaatajatest, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle ja väga tore, et teile meeldib vaadata sellist asja. Miks
mitte . Meile meeldibki erinevaid asju teha ka nagu andke veel soovitusi . istuda kogu aeg . Teil on palju paremad ideed kui meil . me panime makaronid ka juba sisse . Makaronid on sees . Nad siin keevad ilusti vaikselt . Öeldi, et nice and creamy peab olema . ma arvan, et see on nice and creamy . võib-olla suht see . ai , koored . Give me your milk. meil on vahukoor ja piim siis . ma alustasin selle koorega . oi , ära katsu . kuu makaron . Idake sul tää. No, on. No. Drizzle that shit. Ooh, nice and shiny. Nice and shiny. Nice and shiny. Last one. Ja nüüd põhiline osa. Kastmega läheb hästi. Ja järgmiseks tulevad maitseained. Siin oleme kombineerinud suitsutatud paprika ja cayennepipra. Suitsutatud paprika annab veits sellist suitsust maitset ja cayennepipar annab siis veidi vürtsi, sest meile meeldib vürts. Ja teiseks maitseaine miksiks on meil sool, pipar ja üks väga eriline maitseaine. Võib-olla kui teie vanaemad on teile kunagi kokanud, siis nad kindlasti on kasutanud seda maitseainet. Võib-olla olete kuulnud, Vegeta. See on sellises punases pakendis ja mingi kokamütsiga härra on peal. Et siin on igast sellist porgandi ja sibulalaastukesi ja mega hea maitseaine soovitan, see sobib reaalselt igale toidule. Tunde järgi kokkamise juures ongi põhiline see, et sa maitsed kogu aeg ja siis sa tead, mida juurde lisada. mis arvan nendest inimest, mõned on mingi, proovisid ka või? Ei, täiesti 2 tundi kokkas ja nagu pole õrna aimugi, kuidas see toit maitseb. Tuli õrn. See parmesan käib veits juurde. Aga maitse on point. Fun fact, ma töötasin abikokkana ühe terve suve. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Kus sa töötasid? Real job! Aga nüüd tüdrukutest miljonid tulevad, ei ole enam. Rahad liiguvad. Tegelikult vahetab teid. Ma meeldib, et meie kokkamine on lihtsalt see, me segame korda. Ja kaste on valminud. Järgmine samm. Kaste tuleb segada makaronidega, aga me oleme laisad ja me paneme kõigepealt makaronid siia vormi, siis valame kastme peale. Kui makaronid ja kaste on ühendatud, Paneme chedarit peale. kõike panema või seda parmesani veits vähem. Siis järgmine aste on panna juustu ja saiapuru siis peale. Great looks. Ema, vaata kui palju juustu meil on. Lõpetuseks saiapuru, Professional. mida võib päris kõvasti panna, sest siis ta läheb krõbedamaks. Siuke läbu. Ja keerulisem osa on läbi. Mis on järgmine samm, Karmeli? Järgmine samm on see, et me paneme selle ahju. Järgmiseks on meil banaani magustoit, millest me natukene ennegi rääkisime. Aga ühesõnaga... Enne võtame mac and cheese'i välja, sest ta on seal juba olnud mingi veits üle veerand tunni. Ja me paneme ta õue veits tahkuma. Eliis võib seda teha. Ühesõnaga põhimõtteliselt ongi see, et banaanid lähevad ahju täpselt nii, nagu ta on. Võtke palun see kleepsed pealt ära. Karjuma jälle.
võtke kindlasti see kleep sealt pealt ära ja nii nad lähevad kahju, kuni nad muutuvaks, kusjuures me isegi ei tea, et millal öelda, et nagu see on mingi close-up Baseerin. aga et see peab olema, eks me vaatame, kui palju ajaliselt ma jääme seda, ma ise vaatan tunde järgi seda, kaua ta seal ahjus on, peavad minema täiesti süsimustaks ja pärast me paneme looks so good, paneme peale vahukoort, jäätist on meil ja meil on ka sprinkleid ja check that out, see on puhas kunst. Aga see on täiega lihtne, see lihtsalt ongi ainukes, mis sa tegema pead, on see, et pane banaanid ahju ja oota veits ja võta koor pärast ära. Aga kindlasti pane koorega. Aga nii. Tim, Tom, Teet. Mis see Tim, Tom ja Teet või? Tim, Tom ja Teet on praegu valmimas. Igatahes, jah. Ja nii ongi. Ma arvan, et las see mac and cheese olla mingi 10 minta õues ja siis teeme degusteerimise. Ja ütleme, et see sitaks ajal, kui isegi kui ei ole, siis ütleme, et see sitaks ajal. Ma olen alati mõelnud selle peale, et võtta, sul on nagu see vend kohkab, sul paneb mingi 30 minutit, paneb hullu asja valmis ja siis ta proovib seda, isegi kui talle maitseda ei hakka ütlema. This is the best thing, keha peale mingi kutsub operaatoreid, tulge proovima, vaata, kõik on mingi, keegi ei hakka ütlema mingi, et see on puhast paskvaar, see 30 minutit, te nägite vaeva, et seda filmida. Ei, operaator tuleb maitsema, siis kokk on seal kaamera taga. See on hea. Tean, mis me tegema pidime või? Meile kirjutati. Meile kirjutati. Lugejakirjad! Questions! Esimene kiri. Nii. Loen ette. Muidugi. Hei, vaatasin just teie esimest saadet ja ma pean tõdema, et see oli kõige parem asi, mida ma näinud olen. Aitäh sulle. Te räägite nii asjalikku ja vajalikku juttu, mida paljud noored peaksid kuulama. Ma soovin teile selle saatega palju edu ja palju huvitavaid juhtumeid ning jutte. Armas! Kuid ma pöördun ka teie poole, et küsida nõu. Mida teha, kui sa oled mitu aastat saanud enda parima sõbrannaga kõigest rääkida, kuid nüüd, kui tal järsku ilmub poiss, siis ta ei räägi mulle enam midagi. Mida võiksin teie asemel teha? Okei. Ma arvan, et hästi paljud on olnud seal. Jah, et see on päris kaasa arvatud meie. Jah, tõepärast ma naerangi, et eks me, ma olen ise seal olnud, ma olen ise seda teinud ja aga... Ma arvan, et iga suhtega on see honeymoon phase, ehk siis eesti keeles mesinädalate faas, kus paarike on siis nii vaimustuses üksteist, nad tahavad kogu aeg koos olla, kõike koos teha, aega veeta ja võib-olla siis mitte nii palju oma sõpradega olla. Võta jätku üle, mis siis sõpradega juhtub? See ongi, et tegelikult algus on see, et sõbrad kutsuvad mingi tule ja siis me vaatavad, et aeg sa veidi eemale ja siis sa oled kogu aeg, et ei, et ma olen seal temaga, ma teen seda temaga, ma teen seda temaga, mis on nagu väga fine. Ma saan aru sellest, et sa nagu tahad hullult palju nagu aega veetada, aga samas nagu ära unusta ära oma sõpru, et ongi ja siis ongi, sa hakkad eemale tõmbuma, sõbrad lihtsalt üks hetk ei viitsi enam kutsuda sind enam välja, siis nad ongi nagu, et fuck it, las tolle siis oma ette ja Niiku nii ütleb ei. Et ma mõtlesin, kui kaamera läks kinni. Aga ja siis ja nii tal tegelikult lähebki, aga ütleme nii, et päris õiged sõbrad on niimoodi, et nad saavad aru sellest ja lihtsalt üks hetk nad nagu ootavad, et ootavad nagu, et sina sellest aru saaksid. Et ma arvan, et iga inimene õpib oma vigadesse, ega see on nagu täpselt siuke. Aga ikkagi, kui sa oskad paremini õppida, mitte lihtsalt, et sa pead seda läbi elama, mõned inimesed nagu, mina olen see, kes peab läbi elama enda mingi enamusõjad, et aru saada sellest, aga nagu tegelikult, kui sa oled piisavalt smart, siis palun võtta lihtsalt kuulda seda, et ära unusta oma sõpra ära. Nii on. Meil oli suht sama situatsioon. Karmelil läks ka siin mõnda aega tagasi suhtesse. Kaan. Head aega. Aga ma ei tea, ma teadsin, et sa tuled tagasi. Jah, ma olen tagasi. Küll see vaimustus mingi hetk nagu see esmane vaimustus siis üle läheb mingi aeg, pluss te käisite koos nendel võistlustel. Ja võt see oli ka see, et hästi palju tähelepanu hoidsid talle ja kogu sellega, mis on nagu natukene siuke, et tegelikult ma tean, et seda nagu ei tohiks teha, ma olen seda läbi elanud, aga juba enne, aga praegu oli natukene nagu teised asjad veel seal juures, teistsugune seltskond, kõik asjad ja kogu see ongi uus seltskond ja siis ma olin nagu nendega, aga selles suhtes ongi, et sa pead nagu jagama, et sa pead andma nagu
täpselt sama palju nagu ka tähelepanu oma enda sõpradele selles suhtes, et nemad on sul kogu aeg seal olemas, kui kutiga midagi peaks kunagi juhtuma, minu jaoks onju, aga noh, never know, siis ongi see, et sinu sõbrad on need, kes jäävad selles suhtes, et sa pead neid hoidma, okei? Jah. Nagu samamoodi, kuidas kutt on nagu tüdrukutel on vahepeal võib-olla see probleem, et nad nagu on nii selles kutis kinni ja nagu kutt on oma sõpradega vahepeal. Kutil on jumala savi. Jaa, see on fine, aga nagu tüdruk ise nagu on nagu okei, ma olen nüüd suhtes, et ma pean kodus istuma, kui ta väljas on, siis ma olen korralik ja... Ja mingi siuke, aga mida siis nagu teha? Mida sa lähen oma sõpradega välja? Ja. Aga küsimus oli just selles, et ta ei saa nõu küsida enam oma sõbrannalt. Ma arvan, et võib-olla see on pigem see, et sul on selline mulje jäänud, et sa ei saa nõu küsida, et sa tõenäoliselt saab, et võib-olla ta ongi ära kadunud ja sa arvad, et ta hoiab sust eemale, ta ei hoia sust eemale, ta lihtsalt... ongi olnud tähelepanu liigselt sellele inimesele, aga sa ürita kuidagi siis loe sinna sisse, et nagu ei, et nagu anna mulle ka tähelepanu. Et see lihtsalt, vahepeal see tundub, et sa ei taha olla nagu annoying, vaata pinda käia, aga käi pinda veits. Jah, unusta oma ego ära, nagu ära lase mingi, ta ei ole mulle kirjutanud, ma talle kõik kirjutan. Nagu kirjuta, ta on su sõbranna nagu. Ja, muidugi. Ja kui tõesti ei aita, siis räägi temaga, ütle otse näkku nagu. Parim sõbranna eriti, vaata. Sa ei taha ju nagu sellisel asjal lõpetada siukest nagu suhtlemist. Seega kindlasti... Küsige, et mis tema sellest arvab, ära mine nagu agressiivselt peale või hakka teda ründama, et sa nüüd ära mind unustanud või mis iganes, lihtsalt ütle, et sul on selline tunne ja küsi, et mis ta saaks teha. Ja, et me ei veeda nii palju aega koos. Et sa tahaksid teha seda. Ja, ütled siis, et igatsed teda, see on nagu selline asi, mis on nagu mingi Meltzer Hart. Okei, vaata, et tuleb mõtle mitte see, et mingi, mis ei ole minuga vaata, mis ongi see, et ütled, et sa igatsed teda, et igatsed temaga koos asju teha. Ja ma arvan, et kui ta ükselt aru sellest saab, siis tulevad ka muud asjad see, et ta hakkab sul uuesti rääkima ja kõik asju, et ta lihtsalt võib-olla praegu, vaat vahepeal on ka see, et nad leiavad seda, et nende kutt on see, kellel nad hakkavad asju rääkima. Ja. Muideks, mul oli ühe kutiga see asi, eksiga siis, et ma hakkasin talle mingeid asju rääkima ja siis ta oli nagu, ta mind ausalt ei koti nagu ja nagu mõnda aega ta nagu kannatas ära selle ja siis mingi hetk me rääkisime sellest ja siis ta ütles, et ma ütlen sulle ausalt, Eliis, et nagu need on need jutud, mida räägi oma sõbrannadega, nagu ma ei ole kursis nende asjadega, ma ei oska sulle midagi vastu öelda, palun räägi oma sõbrannadega. Nii, et ongi, isegi kui mees nagu nii-öelda sa arvad, et ta kuulab sind, siis ta tegelikult mõtleb hoopis teises kohas, et ta on lihtsalt mingi jaganis, võib-olla on paar sükest nõuga, aga tegelikult jah, mehed nagu pigem on see, et neil on suhteliselt savi. Aga see on valus tõde, aga sellepärast peavadki sõbrannad olema. Et meeste maailm on hoopis teistsugune. Tõsid on? Igatahes ma ei leidnud teist kirja, aga ma üritan selle üles otsida või siis kui sa vaatad, kes sa selle kirjutasid, see oli seotud ühe kutiga, klassivennaga täpsemalt ja kirjuta uuesti see lugu. Või kirjuta lihtsalt meile Instas ja äkki siis me nagu näeme seda uuesti. Ütle lihtsalt, et sina kirjutasid või et see üles tuleks. Vot, aga ma arvan, et on aeg mac and cheese'i degusteerida. Yes, ja vaatame siin vaikselt juba banaaniga ka juba. Hakkame lõpusirgele ja banaanad on ka valmis. Ma üritasin stiilselt teha asju ette ka. Oh my god. But look at it. Oh, it's so good. Juicy. Davai. Jep. Ja, cheesy. Olema. Super. Ühesõnaga, väga hästi tehtud, jälle super. Meie manš on parim. Number one. Tõesti väga hea. Selline ta siis välja nägema peaks. Mugaga. Ilus ja must. Just how we like it. Nii, ja siis ongi, et mis on plahvata, neid lihtne lahti teha, et natukene siit ja natukene siit. Väga lihtsasti tuleb koor ümbert. Ja, siis keerata siit tagapidi. Taaskord maitse loeb. See oli isegi päris huvitav. Oh, this is
So satisfying. jah, täpselt nii ilusti lahti. Vaba. Nice. Ja kõik teavad, mis jäätis on, aga see on quite strong. Ma teen siia kõrvale või ma teen kõrvale? nagu mingi mäed. Pissid, joo! Kui cute. Banaanile ka. Et ikka diabeedi kätte saaks. Muidugi tegelikult hästi palju meeldib šokolaadi ka panna sinna peale. Jaa, see on võib-olla... Aga samas siis see rikuks nagu värvi ära vaata. Okay. Let's go! Let's go! Kas kõike peab koos võtma, eks? No võib, ma arvan, et see on kõige mõnusam viis. Kõik maitsed. Ma kardan. Ma tahagi teha mingi basic Insta white girl pilti toidust. Meil pole aega see jaob. Tavai. Nagu alati. See on nii minu go-to mingi öösel ka mingi maguslisun, kui banaani kodus olemas, all you need. Kõittega need sprinkleid olid küll varem puudu. Need ikka annavad juurde. Päris hea on tõesti. Kui crunchy. No! Perfect balance. God, I know. Alright! Ma arvan, et siinkohal lõpetame. Nii on. Aitäh, et vaatasite. Ja tulge jälle. Proovige retsepte kindlasti kodus järgi ja saate pilte. Ja mõelge nendele retseptidele nimed meie all kommentaariumis. Nii, aga Tüdrukud. Rokime outi. Ja ilusat õhtut teile. Ciao. Ciao. Mu kõht on nii täis. Ja sama. Oh, normid tibud ju. me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud.